Mu kodu pole maja, see pole ka korter. Mu kodu on maa, millel rinda käib orden. Mu kodu on Eesti, selle mets ja maa. Vahel pole aega selle ilu märgata. Mu palve pole suur, kuid siiski tahaks ma, et ka aastal 2066 oleks meie maal veel emakeel suus. Avame Eesti Vabariigi 108. aastapäevale pühendatud aktuse. Palume hümni laulmiseks püsti tõusta. Eesti ei ole lihtsalt riik, vaid palju enamat, kui sa arvad. Küsimus on selles, kas oskad kuulata ja vaadata, et leida see võlu, mis meie kodumaal on. Ma olen sündinud ning elanud Eestis. Ma õpin koolis eesti keele ja kultuuri kohta ning kõnelen iga päev eesti keeles. Kas ma olen saanud valida, kus ma sündida ja üles kasvada oleks tahtnud? Ei. Kui mul oleks antud valik mujal sündida, siis ma arvatavasti poleks seda valinud. Tänasel aktusel kõlavad tekstid on meie kooli 7. kuni 12. klassi õpilaste mõtted Eestist ja eestlusest. Järgnevalt saab sõna Elva gümnaasiumi direktor härra Marek Sammul. Kallid õpilased, head õpilased ja külalised, kallis koolipere, suur rõõm on tervitada teid siin kõiki Eesti Vabariigi saabuva aastapäeva puhul. Meil on põhjust olla väga-väga rõõmsad ja õnnelikud selle üle, et me saame sellist tähtpäeva tähistada, saame ise olemist enda iseseisvas vabas riigis tähistada. See ei ole alati nii olnud. Läheb meelest ära aeg-ajalt, aga tuleb meeles pidada, see ei ole alati nii olnud. Ja need ajad, mil sinimustvalge lehvitamise eest mindi vangi või tuli võidelda selle nimel, et Eesti koolis saaks eesti keeles õppida. Need ei ole ammused ajad. Mina olin siis koolis. Ma mäletan neid asju. Alles hiljuti ühe õpetajaga sattusime arutellu, et kas siis tõesti ei ole nostalgiat. Ei ole nostalgiat nende aegade järgi, ei ole. Vanaema ja vanaisaga tahaks uuesti kokku saada. Tahaks veeta lapsepõlve muretut suve, aga nõukogude nostalgiat ei ole. Ei mäleta sellest ajast kuigivõrd midagi head. Mäletan salgamist, mäletan varastamist, mäletan, ma ei tea, miilitsa kartust. Me ei karda täna politseid. Nõndaviisi. See on meie kõigi igapäevane töö.
see ei juhtu ise. Neid väikeseid võitlemisi, väikeseid võitusid me peame iga päev pidama, tähistama. Seda tööd tuleb meil kõigil koos jätkata. 1993. aastal pidas Lennart Meri Tartu Ülikooli aulas Eesti Vabariigi aastapäeva kõnet. Ta küsis toona muude küsimuste hulgas, kust algab vabadus, kust algab riik. Tema keskendus ajaloolisele järjepidevusele. Me olime üsna äsja iseseisvaks saanud. Aga mina tahaks neid küsimusi küsida ka praegu igaühelt meilt meie igapäevase tegevuse kohta. Kui me neile küsimustele vastata ei oska, me võime väga kergesti sattuda olukorda, kus me algust märkamata, vabaduse algust ära tundmata, jätame ka selle lõpu tähelepanuta. Kui me ei tea, kust algab, millest algab vabadus, kas me siis oskame märgata, kui see lõppema hakkab? Minu jaoks on need küsimused saanud viimasel ajal väga selge vastuse, saanud vastuse just siin samas koolimajas, vaadates teid, õpilased, vaadates teie kasvamist, arenemist ja vaadates seda vastutust, mida te võtate, seda väärikust, mida te endas kannate. Meie vabadus, meie riik algab meie kõikide, igaühe, igast väikesest teost. Algab sellest, kuidas me käitume ja milliseid otsuseid langetame. Muidugi on mõned otsused suured ja väga tähtsad ja väga kandva kaaluga. Kas me rahastame Eesti kaitsevõimet, kui palju, kas meil on eestikeelne kool ühtemoodi igal pool. Aga nende kõrval ei saa jätta tähelepanuta neid väikseid asju, mida me siin ise iga päev teeme neid väikseid otsuseid ja väikseid tegusid, mis oma loomulikku rada pidi viivad meid suuremate juurde. Mis valmistavad ette seda pinda, mille baasil saame me neid suuri otsuseid loomulikult iseenesest mõistetavalt teha. Meie igapäevased hoiakud, igapäevane käitumine, igapäevased väljaütlemised, meie oma väikeste kohustuste täitmine on see, mis ütleb lõppkokkuvõttes, kas me saame olla sirge seljaga, vaadata üksteisele selgelt silma, häbenemata või elame võlas, häbis, ülekohtus, üksi oma ülbusega. Me kõik loome iga oma teo, iga oma ütlemisega seda, millises riigis me elame, millises klassis me käime, millises koolis või millises linnas me oleme. Uskuge mind, vaba ja mõnus on selline keskkond, kus ollakse üksteise vastu viisakad, kohusetundlikud, hoolivad, täidetakse oma lubadused, hoolitakse üksteisest, aidatakse üksteist. Just siis, kui me olemegi sellised, oleme head inimesed, siis me saame kooli ja riigi ja linna, kus me saame olla tõeliselt vabad oma unistuste teoks tegemisel. Nii et ehitagem iga päev, igas oma teos ja ütlemises ühiskoos sellist mõnusat, meeldivat, viisakat, üksteisest hoolivat Eesti Vabariiki. Ehitagem õigluse eest seisvat, usaldusväärset, koostöist ja rõõmsat Elva gümnaasiumi. Head saabuvat vabariigi aastapäeva kõigile. Minu jaoks eestlane olemine on seenel käimine, metsas olemine, kevadel esimeste lindude laulmise kuulatamine ning suvel harva nähtud külma tuule tunnetamine. Suvi ilma kõrre otsas olevate küpsete metsmaasikateta on minu arvates kerget nurisemist väärt. Eesti on minu arust kõige ilusam ja parem koht, kus olla sündinud. Meie inimesed hoiavad üksteisest küll eemale ja on rahulikud, aga kui midagi halba peaks Eestiga juhtuma, siis võtaksid inimesed ennast kokku ja seisaksid Eesti eest. Lisaks sellele on Eestis väga palju ilusat loodust. Me peaksime seda väärtustama.
Järgnevalt kuulete neidude koori esituses Liide Koidula sõnadele Rein Rannapi poolt kirjutatud lugu Eesti muld ja Eesti süda. Dirigeerib Merik Allik. Ei loe aeg, ei loe vahemaa. Minu hing teab, kuhu ta kuulub ja seal oled sina, mu Eestimaa. Kodumaaks on mul Eesti, seda salata ei kavatse ma isegi veidi ning sees on mul eestlase süda. Eestlasena võime olla vaiksed, kuid nii spordis kui ka elus on meil tugev tahe ning me ei anna kergesti alla. Õige eestlane ei karda end ka kutsuda eestlaseks. Ta ei laiskle, kui endi kodu laguneb. Eestlane olemine on idee. Seda ideed on raske kirjeldada ja sõnadesse panna. Ütleksin, et tegu on südametundega, mis sarnaneb armastusele ja mõtteteole. Järgnevalt astub meie ette noormeeste ja meeste ansambel ning me kuuleme popuriid isamaalistest lauludest.
Selles hullus maailmas on Eesti rahulik, hea värske õhuga ja rohke metsaga. See on minu maa, minu hing, olen siin elanud terve elu. Mina ja mu riigi side on eriline. Olen olnud Kaitseliidu liige ning õppinud seal tundma meie metsi ja inimesi teistsugusel tasemel. Olen aru saanud palju, see mulle kõik tähendab ja ma olen nõus meie Eesti jaoks tegema. On suur rõõm, et täna on meil külas kaitseliitlane ja küberväejuhatuse tsiviilsõjalise koostöö ohvitser, kapten Raivo Edam. Palun, sõna on teil. Tere! Suur rõõm on olla siin teie ees. Võtan seda kui suurt autasu, et mind sellisesse kohta on kutsutud õpilaste ette esinema. Seda tehakse päris tihti, ma ei ole seda kusagil ise reklaaminud ega ennast välja pakkunud, et käin aktustel rääkimas, aga jälle kutsutakse ja ma võtan seda suure auna, suur au, et mulle selliseid kutseid esitatakse. Ma olen väga liigutatud ja väga tänulik. Jah, olen kapten Raivo Edam. Olen riigikaitsja. Ja ma arvan, et ma oleksin seda ka siis, kui ma ei oleks kapten. Ma arvan, et iseenesest ma olen ka näitleja. Et ma arvan, et ma olen ka näitlejana Eesti riigi kaitsja. Mis Eesti riik on? Meie, kõik meie kultuur, Eesti rahvas, rahvuskultuur, eesti keel näitlejana. Ma kaitsen seda, hoian alles, hoian au sees meie keelt ja meie kultuuri. Aga olen tundnud, et sellest on vähe ja sellepärast olen ka kaitseliitlane ja nüüd lausa kaitseväelane tegevteenistuses. See on mul lapsepõlvest pärit, et ma olen tahtnud olla kogu aeg igal pool korraga, kõikides kohtades. Hirmsasti olen tahtnud olla igal pool. Ma mäletan kooliajast, kui meie klassikaaslased leidsid mõne uue huviringi või trenni, siis mina läksin alati selle kambaga kuhugi kaasa. Mul oli alati nii põnev ja huvitav. Keegi ütles, et korvpallitrenn on väga lahe. Panime kõik poistega korvpallitrenni. Käisime seal natuke aega, siis keegi ütles, võrkpall pidi veel lahedam olema. Aha, panime kõik võrkpallitrenni, siis keegi ütles, laevamodelism pidi veel lahedam olema. Panime kõik laevamodelismi ringi, siis keegi ütles, et lennumodelism pidi veel lahedam olema. Panime kõik lennumodelismi ringi. Mõni jäi igale poole maha. See, kes suutis kuskil keskenduda ühtede kohta jääda, see saavutas muidugi väga häid tulemusi. Kuigi jah, mina ka, ma olin lennumodelismi ringis päris pikka aega, see mulle päris meeldis. Sisemudelite klassis, seal kus võimlas niimoodi, need väiksed paberlennukid lendavad aja peale. Ma isegi sain koolinoorte Eesti meistriks, minu lennuk seisis kõige kauem lae all. Aga tahtsin olla kogu aeg igal pool. Ja sellist elu ma olen elanud siiamaani välja. Jah, ma olen ka näitleja. Kui ma teatrikooli läksin, siis meie teatrikooli õpetaja Kalju Komissarov õpetas meid, et meie peame kõik saama näitlejateks, draamanäitlejateks, teatrinäitlejateks. Me peame saama tuntuks teatrilavadel. Sellel ajal, kui mina õppisin, siis veel seriaale ei olnud, aga olid reede õhtuti, olid teatriõhtud. Näidati televiisoris teatrietendusi. Ja meie õpetaja ütles, et see, kui sind näidatakse reede õhtul televiisoris ja laupäeva hommikul trammis üks tädikene tunneb su ära, et sina olid eile televiisoris, et see tuntus, see kuulsus ei maksa küünemustaga mitte. Me peame saama läbi suure kunsti, draamakunsti, teatrikunsti tuntuks. Siin me õpime seda. No, ma noogutasin, mis mul maksab noogutada. Olin nõus. Aga kui ma teatrikooli lõpetasin, ma tundsin, et ma tahan midagi muud. Teater ka,
aga me olime teinud kooli ajal hästi palju erinevaid diplomietendusi erinevates Eesti teatrites. Ma olin juba näinud seda teatrielu ja teater on ka, ta tahab pühendumust. On nagu, ütleme võib-olla isegi nagu selline kergelt vägivaldne abielu. Ta tahab, et sa oleksid kogu aeg kodus olemas. Tuleksid hommikul proovi. Väga tore, kui sa üldse proovi etenduse vahepeal ka teatrimajast välja ei lähe, oleksid kuskil kohvikus, arutaksid, räägiksid teistega, eks ole, õhtul on etendus. Vanasti nüüd pannakse elektroonilised valved igale poole peale, maja peab tühi olema, vanasti jäädi veel ööseks ka teatrisse, mõni isegi magas garderoobis ja hommikul jälle proovi. Mina tundsin, et ma tahan välja siit müüride vahelt, ma tahan näha, mis seal akna taga on. Mulle tundus see elu nii palju huvitav, ma tahan näha. Ja nii kui mina lõpetasin teatrikooli, ma hakkasin kohe kõike tegema. Igale poole, kuhu mind kutsuti, igale poole ma läksin. Ei, ma ei oska öelda. Muidugi, kui mulle mingit täielikku jama pakutaks, siis ma muidugi oskan, kui keegi mulle mingit narkotsi hakkaks pakkuma, siis ma oskan küll ei öelda. Aga kui mulle pakutakse tõeliselt põnevat ja huvitavat asja, ma alati valmis minema, alati nõus. Ja tänu sellele ma olen kohanud väga huvitavaid inimesi ja näinud selliseid asju, mida ma võib-olla seal kuskil ühes kohas keldris istudes poleks näinud. Ma olen esitlenud õhtuid juhtinud, ma olen esitlenud kõik võimalikke asju, naiste kosmeetikat, sportautosid, mida iganes, kuhu kutsuti, mina läksin. Ja tänu sellele mul on tunne, et iga kord, kui ma jälle kusagil olin, tuli uus kutse. Keegi mind seal nägi, pakkus mulle uut asja, mulle avanesid uued uksed, uued võimalused. Niimoodi ma sattusin ka Kaitseliitu just selle tõttu. Alguses ma olin Tallinna malevas, seal oli meid hästi palju reservohvitsere. Ma reservohvitseride kursused läbisin, ma sain reservohvitseriseks, see oli 20 aastat tagasi. Ja siis me olime Tallinnas, aga Tallinnas on ikka nii, nagu ta on, et palju mehi ühes koos, tegevust ei olnud, eriti kui on palju rahvast koos, tegevust polnud. Kuulsime, et Jõgevamaal on mehi puudu, läksime Jõgeva malevasse, seal ma sain tsiviil-militaarkoostöö ohvitseriks, see tähendab seda, et kui on õppused, siis enne õppusi mina kooskõlastan maa-alasid, et kas me tohime tulla siia õppusteks ja kui antakse luba, on tore, kui ei anta luba, aru saada, võib-olla seal vili kasvab või sinna ei tohi minna, siis sinna me ei lähe. Mõned inimesed, kellega ei saa kontakti, käime ise aia taga. Ja ma mäletan seal Jõgevamaal suurtel õppustel alati, kui ma läksin kuskil aia taha küsima, et kas ega teil midagi selle vastu ei ole, meil algavad siin õppused, kui teie aia tagant tulevad üks päev sõdurpoisid läbi. Siis kui memmekesed nägid, et Õnne 13 Allan on tulnud nende värava taha, siis ütlesid, et tulge kas või läbi aia. Et kõigega nõus. Nii et leidsin endale ka Kaitseliidus ja nüüd ka Kaitseväes väga hea ameti, sobiliku ameti. Jälle seal Jõgeval ma mäletan, ma kohtusin niivõrd paljude huvitavate inimestega. Meil oli staabi õppused. Õhtut olid saunaõhtud, istusime meestega saunas. Ma ei rääkinud kunagi ühtegi sõna, ma istusin ja jälgisin ja kuulasin neid mehi. Ma nägin selliseid inimesi, keda ma muidu poleks kusagil näinud. Erinevate eluvaldkondade esindajad, nad rääkisid nii huvitavaid lugusid, ma lihtsalt istusin ja kuulasin. Mulle meeldib väga inimesi jälgida. Meile teatrikoolis õpetati ka seda, et tuleb jälgida kogu aeg inimesi. Isegi meie suurõpetaja Voldemar Panso on öelnud, et näitleja peab käima igal pool. Peab käima peenes restoranis, peab käima Balti jaama õllekas, sõitma rongiga, bussiga, lennukiga, taksoga, et näha inimesi, jätta meelde, millised need inimesed on, keda sa hakkad laval või filmilinal mängima. Ja see ongi üks minu lemmik hobisid, et seda ma teen kogu aeg. Soovitan teile ka, väga huvitav on inimesi jälgida. Eriti mulle meeldib, kui midagi juhtub ja vaadata, kuidas inimesed reageerivad. Kõige huvitavam on veel see, kui inimene üldse ei reageeri. Midagi juhtus, aga reaktsiooni ei tulnud. Siis vaatad, et skae. Et sellist asja vahest mõtled, et nüüd kui ma kuskil filmis teen, siis usutaks, no ei ole nii. Aga on väga huvitav. Et
ja inimesena ma mõtlen, et see ei peagi näitleja olema, inimesena ka, jälgi, vaata, näed midagi toredat, kuidas inimesed toredalt käituvad, võta eeskuju, näed midagi ebameeldivat, jäta meelde, ära ise nii tee kunagi. Ja nii on, et loomulikult ma ei too seda nüüd selles mõttes teile eeskujuks, et nüüd te peate kõik niimoodi elama hakkama nagu mina. Aga kui te suudaksite ühele asjale keskenduda, siis on arusaadav, et te suudate saavutada palju. Võtame näiteks Arvo Pärt, eks ole, eluaeg on heliloomingut teinud, ongi maailma kõige kuulsam helilooja, arusaadav, kui sa suudad ühele asjale keskenduda. Aga mina olen tahtnud kogu aeg olla igal pool, siin, seal, teha erinevaid asju ja ma ütlen, tänu sellele ma olen kohanud niivõrd huvitavaid inimesi, niivõrd huvitavaid olukordi, olen käinud huvitavates kohtades, et mulle väga meeldib see elu, mis mulle lapsepõlvest saadik juba kaasa tuli ja jätkan seda täiega. Et iga kord ongi täpselt selline tunne, et tänu sellele, et ma seal olin, sain sinna. Et näiteks oli selline saade, nagu Su nägu kõlab tuttavalt. Ma tean, paljud näitlejad põlgavad selle ära, eks ole, et odav populaarsus jälle, tilulilu. Mind kutsuti ka sinna, ma ka aastaid ütlesin ära, aga ma ütlesin teisel põhjusel ära, sellepärast, et ma ei oska laulda. Et ma ütlesin, et laulusaates ikka peaks laulda oskama. Aga produtsent Kaupo Karelson on nii kõva produtsent, et ega tema ei jäta enne, kui sa oled ikka seal saates lõpuks kohal. Ja siis ma mõtlesin, et hea küll, mulle meeldib palju ka tööd teha enda kallal. Õpin selgeks laulud, läksin. Ja ma tean täpselt, mis sellele järgnes. Ma olin finaalsaates, tegin Tanel Padarit järgi. TV3 inimestel tuli selle peale idee, kuna seal Kalev Kruus, värske teenetemärgi kavaler. Tema nägi, et kuidas mina teen Tanel Padarit järgi, sel aastal oli Tanel Padar, Ironman Estonia hea eeskuju persoon, siis neil tuli mõte, et tahab Tanel Padarit järgi teha, tulgu siis tehku ka Ironmani radadel Tanel Padarit järgi. Mulle helistati, tehti pakkumine, loomulikult ma olin jälle nõus, läksin, sisenesin spordimaailma ja jälle ma olen kogenud ja näinud selliseid inimesi, selliseid olukordi, selliseid situatsioone, mida ma muidu poleks võib-olla mitte kunagi näinud, kui ma ei oleks elanud sellist elu, nagu ma tahan elada. Seal ma olin, tegin ühe Ironmani, tegin teise, panin muudka ka jälle uuele nimekirja, mulle tehti aga ettepanek, et tule ole veel hea eeskuju. Sa oled nii hea eeskuju, tule ole veel. Tänu sellele, kuna oli 2018 Ironman sai 40-aastaseks, siis tehti loterii, et kuna sinna maailmameistrivõistlustel on väga keeruline saada, sa pead oma vanuseklassis võitma esikoha, et saada Hawaii Ironmanile, maailmameistrivõistlustele. Kõik sinna ihkavad, kõik see on triatleetide unistus, see on nagu nende mekka, sinna tahetakse saada. Ja kuna sinna nii raske saada, siis juubeli aastal tehti loterii, et need, kes olid kuhugi üle maailma juba ennast varakult järgmiseks aastaks kirja pannud, nagu mina olin teinud, nende vahel siis loositi võimalus minna Hawaiile. 50 000 inimesest valiti välja 20, kellele pakuti võimalust. Minu nimi tuli teisena välja. Läksin, tegin selle ka ära. Kuigi ma ütlen, see on nagu elureis. Mul oli pere kaasas, me olime seal 3 nädalat, et seal nagu aklimatiseeruda, sest seda peetakse maailma kõige raskemaks Ironmaniks, kuna seal on oktoobrikuus alati varjus pluss 32 kraadi ja seal on tohutu niiskus, nii et seda on väga raske läbi teha seda, aga tegin ära. Mulle meeldib väga see Ironmani hüüdlause, et kõik on võimalik ja tõesti. Kui on tahtmist, siis on kõik võimalik. Tahe on see kõige tähtsam. Kui teil on tahtmist, siis on kõik võimalik. Minu käest on tihti küsitud, et näitlejana või ka üldse elus,
et sa oled nii palju asju teinud, et millest sa veel unistad, et näitlejana, mis on sinu unistuste roll või mida sa elus veel unistad, kuhu sa veel tahaksid jõuda, mida sa veel tahaksid teha, siis ma olen öelnud, et ei ole mõtet raisata aega unistamise peale. Elu võib tuua sulle hoopis huvitavamaid pakkumisi, kui sa üldse unistada oskad. Ole lihtsalt valmis, ole kõigeks kogu aeg valmis, mis elu sulle ette toob. Ma mäletan, kui ma natuke aega korvpallitrennis käisin, siis oli meie treeneriks, nüüd, kes sai elutööpreemia, spordi elutööpreemia, Üllar Kerde, et tema rääkis, et sa pead olema kogu aeg niimoodi. Sa ei saa sirgete jalgadega korvpalli mängida. Muidu tuleb ootamatult pall kukut pikali, et sa pead olema kogu aeg valmis. Ja elus ka, sa pead olema kogu aeg nõtketel kõverdatud jalgadel. Sa pead olema kogu aeg valmis, sest iialgi ei tea, mis hetkel tuleb sulle üks huvitav pakkumine. Ole valmis, võta vastu, tee ära. Ja muidugi peab tahtmist olema. Kui tahtmist ei ole, no siis ei tule ikkagi midagi välja. Sest mina mäletan seda, et kui ma teatrikooli läksin, siis mul tuleb meelde, ma vahepeal siin töötasin Von Krahli baaris baarmenina ja siis üks noor poiss tuli minu juurde. No, ta oli natukene nakastanud juba, tuli mu juurde, tuli luuletust lugema mulle. Et mis ma arvan, kas ta võiks ka teatrikooli minna. Ma mõtlesin, no kuule, et kui sa käid tänaval nagu inimeste käest küsimas, et kas ma võiks teatrikooli minna, siis parem ära mine. Et mina läksin teatrikooli selle teadmisega, et kui mina ei saa, kes siis veel saab. Ja nii tulebki minna. Kui on tahtmine, nagu Ironmanis öeldakse, kõik on võimalik. Minul on tahtmist palju ja eriti on mul tahtmist meie riiki kaitsta. Meie kultuuri kaitsta, kõike seda, mis teile siin täna ette loeti. Tõesti ilus on meie maa. Ma olen täna juba käinud hommikul Räpina ühisgümnaasiumis aktusel esinemas. Ma olen sõitnud Eesti ristipõiki läbi. No imeline maa on see Eesti. Ilus. Teie olete ilusad. Ma peaks napakas olema, kui ma ei tahaks teid kaitsta. Olge valmis kõigeks, mis teile pakutakse ja kaitske ja hoidke. Hoidke üksteist, hoidke oma lähedasi, hoidke oma kodu, hoidke oma riiki. Kui meie seda ei tee seda keegi teine. Mitte keegi kusagil mujal maailmas ei hoia eesti keelt nii nagu meil seda on võimalus hoida. Ja mõelge, kuidas te räägite, mida te teete. Ja uskuge mind, kõik on hästi. Ilusad lähenevad vabariigi vastu teile. Traditsiooniliselt anname vabariigi aastapäeva eel välja õppestipendiumid. Need stipendiumid on tunnustus meie kooli silma paistvatele gümnasistidele. Noortele, kes paistavad silma mitte ainult oma hea õppeedukusega, vaid ka aktiivse panusega kooli ja kogukonna ellu. Nad on oma pühendumuse ja sihikindlusega eeskujuks. Stipendiumid annab üle direktor härra Marek Sammul. Nii, õppestipendiumid. Alustame algusest. Karola kannab penkis.
Andreas Lilleorg. Rahel Mäe. Sofia Vavilova. Arabella Remm. Lenna Org. Mairo Jürgens. Emma-Melis Saktas. Remi Paats. Liis Vals. Simona Korol. Joonas Pirksaar. Tasakesi triivime lootuse laintes, vabadus lehvimas kõigi me maines. Et küüru ei vajuks siial me selg, sirge ja tugev oleks püsimistelg. Kas kutsuvad uued tuuled või kimbutab viha? Ent leian alati su juurest, see on kodumaa iha. Õnn pole kaotatud ega ka leitud, vaid peitub me sees. Tänu sulle, Eesti, alati puhkab mu meel. Grete Koppeli esituses kõlab Liisi Koiksoni lugu Sind vaid kiidan. Sind vaid kiidan, saadan lendu lauluni ma. Õhetavad nuuremetamal, kuskil eemal. Linde laulab, ennast sinu rüppel ootan. Hoiad mind iial väsi, sinu loodad sa, mu pisikene kodumaa, et kui ei tohi enam sülle kukkuda, mu koduhing ei jahtu sa. Võõraimaid on ahvatlusi ilusaid, kuid sina oled siin ja jääd mind ootama. Minu süda sulle laulan, sõnad kirjuks mustriks laotan, tasakesi paitan taevast, pilve vaevast. Vihma kallab, metsa kohal latvu tallab, tule ilvib juuksed lendu. Loodad sa, mu pisikene kodumaa, et kui ei tohi enam sülle mahtuda, mu koduhing ei jahtu sa.
Minu arvates tähendab eestlaseks olemine eesti keele oskamist ja siinmaal põlvkonniti elamist ja Eestis üles kasvamist. Eesti kultuur, eriti muusika ja kirjandus, on mulle väga südamelähedane ning tekitab uhkust. Soovime täna anda välja ka Eesti kirjanduse päeva raames toimunud võistluse võitjatele auhinnad. Palume siia selleks meie emakeele õpetajad. Nii, 9. Kirjanduse mälumäng, mida te kõik saite mängida, on ka osake kultuuri hoidmisest, isegi siis, kui sa ei võida. Aga siin anname lendude kaupa siis võitjad ja 9. A-klass. Kristiina, ma nägin, et sa oled siin ja kes sinu võistkonnas oli? Lisandra ja Emili. 9. A võitis 9. klasside lennu. Gümnaasium. 10. klass. Kes võitis? Võiduvõistkonnas olid Remi Paats, Karl Kennet Keinast ja Risto Rosenthal. Palun siia tulla. Ja kiirel sammul noormehed ilusti ja hops, hops, hops. Nii. Palju õnne. Üheteistkümnes klass. Koosseis. Võiduvõistkonna koosseis. Birgitta Järv, Meribel Soots, Lisette Kähr ja Emma-Liisa Kõiv. Ja abituuriumi võistkond. Oleme sealmaal, jah? Võidukad olid Sofia Vavilova, Miia Valvik, Karolin Šasmin, Lisette Pärnoja. Palun siia. Need on vist. Sa oled üksi? Ja ehk leiate ikka aega natukenegi, vähemalt ühe eestikeelse luuletuse lugeda vaheajal, kui rohkem mitte. Aitäh! Tähtsat osa mängib rahvustunnetuses kultuur. See ilmneb ülevas tundes laulupeo Mesipuud kuuldes. Laulupidu on mulle väga oluline. Väga paljud ei saa aru, kui meeletult võimas tunne on nii laulda kui ka kuulata laulupeol. See ei ole tavaline suurpidu, vaid suurpidu, kus kõik on kuidagi omad. Eesti laulupidu on üks vägevamaid sündmusi ja seda vaatamas käies tundub, et eestlus on tõesti vägev. Teie ette on valmis seadma end Elva gümnaasiumi õpetajate naiskoor, kelle esituses kuulame pala Üle Maarjamaa, autoriks Triin Arak ning teise palana kõlab ühendkooride esituses Olen sinu üle uhke Eestimaa. Dirigeerib Merike Allik, klaveril Meelis Roosaar.
päikese kaisu, üle pilvede ilu. Ükskord sirutad oksad, veel on aega, veel pole vilu. Puinab tumedast taevast tervele maa, valguse maa, linn saab korraga jume. Hetkega võites on õunapuu, tulpide tuline rada, vii mind koju, koju, vii mind koju. Siinsed vägevad puud üle Maarjamaa männi, hoidku sind omades üles, aidaku kasvada üles, kasvada päikese kaisu, üle pilvede ilu. Ükskord sirutad oksad, veel on aega, veel pole vilu. Kas ta nigu valgeid kübaraid helendab lillede meres, uppuvad aiad ja kodu. Tänavad ootavad hommikut, kaugemal nukkuvad nurmed. Jõuan koju, koju, jõuan koju. Siinsed vägevad puud üle Maarjamaa männi, hoidku sind omades üles, aidaku kasvada üles, kasvada päikese kaisu, üle pilvede ilu. Ükskord sirutad oksad, veel on aega, veel pole vilu. Ole minu üle uhke, Eestimaa. Sind ma hingan endasse ja armastan. Olgu ilm või mõtted hallid võõras vaari üle maa. Süga tunneb, oled kallis mulle, sinuta ei saa. Ole minu üle uhke, Eestimaa. Et ma tahan ikka jääda sinuga, kui on keegi, kelle juured on su põues sügavad. Kui ta läheb sinu juurest, on meid mõnus mõlemal.
et su õige päev ikka armastan. Sinu tuuled vette müha on kui laul või emapäev. Iga puudutus on püha, kui mu kõrval oled vaid. Ole minu üle uhke, Eestimaa. Eesti Vabariigi sünnipäeval musta leiba ja kama süües tuleb suur naeratus näole, et meie rahvustoiduks ei ole juustuburger friikartulitega. Meie Eesti elus on rõõmsaid asju ja sündmusi. Meie loodus on väga ilus, hümn on vapustav ja maaelu on lõbus. On asju, mida nautida. Ilusat eesseisvat vabariigi aastapäeva ning head vaheaega!